Tere ajaloohuvilised! Täna sukeldume põnevasse teemasse, mida sageli segi aetakse, erinevus marksismi ja 20. sajandi kommunismi vahel. Lähme lahti harutama ja selgitame mõned väärarusaamad. Alustame marksismist. 20. sajandil Karl Marxi ja Friedrich Engelsi poolt välja töötatud marksism on sotsiaalmajanduslik teooria. Selle eesmärk on mõista ja kritiseerida kapitalismi mõju tööjõule, tootlikkusele ja majandusarengule. Marx nägi ette klassiühiskonda, kus töölised ehk proletariaat kukutaks valitseva klassi ehk kodanluse. See tooks kaasa riigita, klassideta ja rahatu ühiskonna. Sisuliselt on marksism pigem kapitalismi analüüs ja üleskutse revolutsiooniliseks muutuseks, mitte juhend valitsemiseks. Nüüd liigume kiiresti 20. sajandisse. Kommunismi, nagu me seda nägime Nõukogude Liidus ja Mao Zedongi Hiinas, nimetatakse sageli marksismiks, leninismiks. See suund võttis Marxi algsed ideed ja kohandas need tolle aja poliitiliste ja sotsiaalsete oludega. Näiteks Vladimir Lenin tõi sisse avangardipartei kontseptsiooni, väikese organiseeritud revolutsionääride rühma, kes juhiks proletariaati kodanluse kukutamisel. See oli oluline erinevus Marxi nägemusest spontaansest tööliste ülestõusust. Lisaks sellele viis 20. sajandi kommunism sageli autoritaarsete režiimideni. Juhid nagu Jossif Stalin Nõukogude Liidus ja Mao Zedong Hiinas tsentraliseerisid võimu. See tõi kaasa totalitaarse kontrolli, teisitimõtlemise mahasurumise ja paljudel juhtudel ulatuslike inimõiguste rikkumiste. See on teravas vastuolus Marxi nägemusega riigita ja klassideta ühiskonnast. Veel üks oluline erinevus on majanduskäsitlus. Marxism näeb eraomandi kaotamist ja ressursside kollektiviseerimist otsustavate sammudena klassiühiskonna poole. Kuid praktikas säilitasid 20. sajandi kommunistlikud riigid sageli range kontrolli majandustoodangu ja jaotuse üle. See viis tsentraliseeritud planeerimiseni ning paljudel juhtudel majanduslikule ebaefektiivsusele ja puudusele. Kokkuvõtvalt, kui marksism on teoreetiline kriitika ja üleskutse revolutsiooniliseks muutuseks, siis 20. sajandi kommunism on nende ideede praktiline rakendamine. Neid ideid kohandati sageli vastavalt tolle aja poliitilistele reaalsustele. Need kohandamised viisid oluliste kõrvalekalletest Marxi algsest nägemusest, mis aitas kaasa erinevatele tulemustele riikides, mis 20. sajandil kommunismi omaks võtsid. Aitäh vaatamast! Kui teile see süvaanalüüs meeldis, ärge unustage seda videot meeldida, jagada ja kanalit tellida, et saada veel ajaloolisi teadmisi. Kohtumiseni järgmisel korral.